lubage esitleda vesilennukite angaarid, sündinud 20. sajandi alguse edumeelsest inseneri mõttest, militaarsel eesmärgil. Renoveeritud ja taasavatud 2011. aastal kultuuripealinna lõpupeoks. Alustanud tänavu Meremuuseumi filiaalina. Seda koorikbetoonist kuppelehitist on võrreldud Rooma Panteoniga. Olgu ta meie jaoks täna kultuuripanteon, kus 2012. aasta kokku võtta. Meremuuseum on 2012. aasta Eesti kultuurimärk. Ja siin Meremuuseumis on allveelaev, lembit, pika ajalooga ja dramaatilise oma looga. Siin kesksel kohal ongi allveelaev lembit ja allveelaevast lembit kogu see lugu alguse on saanud. Me oleme kohutavalt militaarne riik, kui ma siin teiega intervjuud teen, siis suurtükid selja taga, allveelaev, vahepeal käib sõda üle meie pea, et me oleme saanud nagu ühe sõjamuuseumi. Muidugi jah, sõda on ajalugu ja sõdades ongi toimunud ka väga palju innovatiivset pahatahti ja nii see on juhtunud. Võib-olla see sõda domineerib allveelaev lembit nende suurtükkide näol, aga samas on ju meil ka jääpurjekad väljas ja samas on maasiline laevavrakk ja mida ei saa mitte nüüd kõike sugugi mitte kohe sõjaga seostada. Ja angaaride ekspositsioon ongi rajatud ju sellest, et tinglikult öeldes parem pool on nagu rohkem militaarne pool ja vasak pool on siis rohkem see, mis on seotud siis tavalise nii rannasõiduga, huvipurjetamise, spordipurjetamise, mille iganes. Nii et ka siin on mõlemat on. Elu peabki olema mitmetahuline. Nagu tellitud algab lennushow, jah. Erinevad lennumasinad erinevatest ajastustest ja siin on võimalik vaadata nende kiirust, kuidas erinevatel ajastutel lennukid lendasid. Siin on seesama Short 184, on ka siis Eesti õhujõudude hävitaja omaaegne ja siis juba päris kaasaegsed miraažhävitajad. Ja nad on tehtud siis nagu kiiruse võrdluses, pandud sinna laekuplite peale liikuma. Aga see süsteem eeldatavasti saab siin ka tulevikus luua midagi muudki veel juurde. Oleme siin vesilennukite angaari lae all ja selja taga ongi vesilennuk ise, õigemini selle makett. See vesilennuk on loodud 1915. aastal, ainult paar aastat pärast seda, kui sündis Eesti esimene film. Eesti filmi 100. aastat tähistame sel aastal. Inimesi, kes üle terve Eesti filmi aastal oma panuse andsid, on paarisaja ringis. Tartus, Võrus, Pärnus, Põlvas, Haapsalus, Saaremaal. Peaaegu iga päev on midagi toimunud. Viimane neist Eesti filmi andmebaasi avamine 12. detsembril, Eesti filmi 100. pidu, Eesti Päevalehe filmiklassika sari 45 filmi igasse kodusse. Kui väga nii lihtsat võrdlust otsida, siis Eesti filmiaasta eelarve oli sama suur kui Tallinna linna tulevärgi eelarve üheks ööks vana aasta õhtul. Üllatusi, ma arvan, tasub oodata. Ja ootan seda päeva järgmisel aastal, mil meie uurijad lõplikult kinnitavad, et 101. Eesti filmi eluaasta jääb vahele. Te kuulsite õieti. Sel aastal me tähistame 100. Eesti filmi sünnipäeva, aga järgmisel aastal loodetavasti me tähistame 110. Sest kõik märgid viitavad sellele, et see ketas, mille ma praegu tõin sinna operaatori kätte, mis on Eesti filmiarhiivist pärit. See on see kaader, mida me siiamaani oleme arvanud, et see on filmitud aastal 1913 Pärnu teatri Endla ees. Ja et see laulupidu oli lihtsalt üks selline rahvapidu, mida peeti Romanovite dünastia 300. aastapäeva puhul. Et see kirjeldus ei vasta tõele ja et see on tegelikult suur Liivimaa ühislaulupidu, mis tegelikult toimus hoopis jaanipäeva lähistel aastal 1911. See laulupeoliste rongkäik möödub siis Endla teatrihoonest, mis avati 1911. aasta oktoobrikuuses ja filmi autor on teadmata,
Filmi andis välja kinoteater Ideaal, mis asus lähikonnas ühes endises Hobusekuuris või Hobusetallis. See film ise on 3 minutit 50 sekundit pikk ja näitab veel ka võtteid siis Pärnus toimunud laulupeost ja spordipidustustest Pärnu staadionil. Nii et üllatusi meile kõigile ja Eesti Kinoliidule pikka iga. Seesama sõjavärk, kas need asjad on maketid või on seal sisu ka sees? Kõik kahurid, kõik eksponaadid on ehtsad. Nad ongi täiesti ehtsad. Kõik miinid on ehtsad, aga nad on deaktiviseeritud. Nii et meie ainukeseks, kui me võib öelda, et mis on tõepoolest makett meil siin, see ongi siis see Shot 184 vesilennuk. See on makett. Teised asjad on ikkagi ehtsad. Nii et see ongi see ehtsate suurte asjade võlu ja me ei pane ka pahaks, kui keegi neid miine katsub ja patsutab või ka kahurite juures, et see ei tee neile küll mitte midagi, aga nad on kõik ehtsad. Kusagil 90ndate alguses sai need koguma hakatud, kogu seda rasket sõjatehnikat üle Eesti väikesaartelt, rannikult, kust iganes. Ja need olid meil kuni selle vesilennukite angaaride ekspositsiooni avamiseni olid ka väga erinevates kohtades, mis oli merebaasis, kes oli kuskil mujal laopinnal. Nii et selle ekspositsiooni tegemise juures on üks oluline moment oli see, et me leidsime nendele asjadele kodu, nad olid laiali ja nad said kõik restaureeritud. Tank on eestlase jaoks veidi hirmuäratav monstrum. Selline seis on vahel ka eestlase ja moodsa kunsti suhtes. Teda peljatakse ja teda kardetakse nii tanki kui kunsti. Aga meie Kumus on kunsti kodustamiseks palju ära tehtud ja meiegi oleme seal paaril väga heal näitusel käinud sel aastal. Läheme ja vaatame veel kord. On Vaike elud ja on üks figuur. Ma olen ennast kaadrisse teinud jälle. Ja selle töö pealkiri, mis on ka pool näituse pealkirast, on Kena kangelane. Kelle all ma muidugi ennast ei mõelnud, et pigem seda tohutu suurt monstrumit. Aga mina olen seal selleks, et näidata, kuidas tegelikult inimene välja näeb. Sest vaata, maalikunst on eriti veel selline, et seal on kunstikuline stiil. Et Picassol olid mõnikord inimesed sellised, et olidki nagu kolmnurkadest koos ja kõik said aru, et need on tegelikult inimesed. Aga kui sul ei ole teistsugust võrdlust, et selles kontekstis selline kujutamisviis tähendabki inimest, et ma panin ennast realistlikult sinna kõrvale, et inimesed saaksid aru, et inimene ka minu käsitluses on tegelikult selline, kui ta on normaalne inimene, aga see kangelane, see näebki selline välja, mitte seepärast, et kunstnik teda tahab niimoodi kujutada, aga tegelikult ongi selline. Kes on see suur monstrum? No võib-olla ka paljuski lihtsalt maitseosustuste põhjal, et kuidas ma tahaksin teda kujutada või kuidas ma teda veel ei ole kujutanud või kuidas oleks huvitav või mis läheb selle ülejäänud loogikaga kokku, mingisugune teatud absurd ja mingi vea piiril balansseerimine ja niisugune peaaegu totruse piiril. Kunstnik teeb ja vaataja interpreteerib, eks, aga vähemalt minule kui vaatajale alati tundub, et seal on alati mingisugune lugu, et te olete loo jutustaja. No näed nüüdki, ma lobisen sinu meesest, aga tegelikult on see teisejärguline või kolmandajärguline, et need on kõik need asjad, mis peavad mõneti pildi peal olema või nad on paratamatult seal. Mis iganes hakkad sinna panema, isegi kui sa teed abstraktse pildi, sa tead juba, et kui mina ei räägi lugu, kui ma täiesti välistan selle, ma lihtsalt ütlen kuidagi, et ma tahan teha sinise ja punase, ma panen täpselt kõrvuti ja ongi kõik ja mitte midagi muud. Sa tead, et teised ikkagi hakkavad seda vaatama, üritavad seda teistpidi keerata, mõtlevad, kas see sinine võiks olla meri või taevas või mingid paralleele otsitakse. Selle looga pead arvestama ja ma olen seda pedaali päris mõnuga ikkagi tavaliselt vajutanud, et siis ma olen tõesti loo pakkunud, aga see on natuke nagu ka loo iroonia alati olnud, et ma tean, et see on esimene asi, mida nähakse, see on esimene asi, mida loetakse ja ma ei ütle, et on tähtsusetu, aga tegelikult kõige olulisem ikkagi minu jaoks on see, et kas sa pärast võid öelda, et see oli oluline teos. Eriala keskselt, ütleme see, mis jääb nagu kunsti ajalukku või see, mis kujundab vähemalt kas või kohaliku kunsti ajalugu, et midagi, mis arutab asjad üle täna ja homme, et see, mis määratleb mingid asjad, nimetab asjad kuidagi ära oma ainuvõimalikul moel, nagu kunst on, et ta on võimeline väga erinevaid asju kokku pakkima. Sa tahaks mingisugust üldistust saada, et ma arvan, seda on nagu inimestele vaja ja üldse mitte nagu hinnangut hea või halba, just nimelt üldistust, et see pilt kuidagi kokku korjata ja kunst suudab seda teha. Ma võtsin väga suure komplimendi nagu üks tunnustatud kunstiprofessionaal nooremast generatsioonist, käis siin eile juhtumisi ja ütles, et
ja need on siin jah, et siin need värvist on lausa nagu maitsetud, see on väga hea point, et siis ma olen nagu suhteliselt õieti teinud, et on just niisugune vea piiril balansseerimine, et kui ta on täiesti veenvalt ilus ja kena, et siis ta poleks nagu ka päris see teha midagi sellist, mille puhul sa ei ole eriti kindel ja kui ta ütles, et nad on peaaegu et maitsetud. Ei läinudki liiga korda. Kas teie jaoks on Urmas Treesen lennusadam nüüd valmis saanud? Mul on võib-olla päris hea meel öelda, et tegelikult ei ole, sest üks märk on küll olemas, see on hästi suur märk, see sama 3 kuplit ja see on küll valmis. Aga ehituslikult võiks öelda, et on praktiliselt valmis. Aga sisu poolest iga muuseum peab olema arenev. Ja ka meil on rõõm öelda, et me ka järgnevate aastatel üritame seda sisu siia rohkem juurde luua. Aga lennusadam kui tervikuna ei saa ju ka praegu öelda, et ta on valmis, sest me oleme ju lõpetanud ikkagi eelkõige teise etapi. Aastad tagasi, see oli kuskil 2006, võiks öelda, et me tegime sellise plaani, et lennusadama renoveerimine, arendamine läheb 3 etappi. Esimene etapp oligi 2006-2008, nüüd oli siis see, mis lõpeb tänavu aastaga ja vesilennukite angaaride renoveerimisega ja osa sadama tegemisega, aga 3. etapp on siis veel ja see puudutab siis veel sadama täielikku valmis ehitamist, merepoolset osa ja samamoodi, mis nüüd angaaridesse sisenedes jääb kohe paremat kätt vana kasarmuhoone ja vana stahaabihoone ja see ülejäänud alale, mis on seda ümbritseb, tuleb samamoodi elu anda, korrastada, nendele hoonetele sisu anda, et see oleks nagu siis 3. etapp ja siis me võime tõesti öelda, et see ligi 6 hektariline ala ajaloolises oma täiuslikkuses nii kasarmuhoone, sadama kui ka angaaride kompleksik, et siis ta on tõesti valmis, aga seda tärminit ei julge siin praegu küll välja käia. Paadid, purjekad, jääpurjekad. Mitmekesine on valik. See on kui Eesti teatrimaastik. On suuri, on väikeseid, aga hea meel on sellest, et ka need väikesed on ellu jäänud, et suurvesi ei ole neid lämmatanud ega uputanud meie keerulises majandusolus ja teatripildis, et Von Krahli teater saab tähistada oma 20. sünnipäeva, et VAT teatril on juba 25. aasta käimas. Kõige esimene oli vast kuni 98-ndani, kus meil ei olnud nii-öelda seda püsitruppi, kus oli küll välja kujunenud seltskond, kes siin tavaliselt toimetas. Hussar, Saarepera, Võunapuu, näitlejatest Guido, siis Aarne Üksküla oli siin mitmes asjas, siis Maša Glenska, põhiliselt draamateatri näitlejad. Ja siis 98-ndast algas see meie püsitrupi periood ja nüüd võib öelda siis on, et on meie kasvandikud juba siis teist aastat või ütleme, esimest sellist täishooaega. Eks umbes niiviisi võiks vist äkki jagada. Ja loomulikult on ka eelnev periood, ehk siis Krahlile eelnenud Rutokillakond ja Rutokillale eelnenud VAT, eks ole, mis ju ka tänavu aasta tähtsat juubelit peab, saab 25 aastaseks. Kui tihti sa oled teatrimees ja kui tihti sus peab see ärimehe elu nagu üle lööma seda? Sellist asja ei olegi, selles mõttes, et see on ju kõik mu enda elu ja täpselt samamoodi nagu kodus toimetades on mingid asjad, ma ei tea, hoidised laod kuskil jahedasse ruumi ritta ja raamatud loed ikka kuskil mõnusas toolis lambi all, et ega kõrtsus on täpselt sama situatsioon, et sa nii-öelda müüd õhku, mis teatriski, et sinu asi on luua atmosfäär või õhustik, kus inimesed tahaksid olla, kus on midagi, mida me ei oska täpselt kirjeldada, et ei piisa ju sellest, et see on lihtsalt hea toit ja ilus ruum, et see reeglina on ebapiisav, täpselt samamoodi teatris ka, et kui sellest on ju vähe, kui sul on head näitlejad, on teksti ära õppinud ja kannavad selle ette, et see miski, mis tekib siis vaataja ja näitleja vahel, eks ole. Ehk siis see kummaline fluidum, et see on täpselt sama, sõltumata sellest,
uurimisvaldkonnaga tegemist. Meie siin ei vaja inimeste armastust, truudust. Me tegime nad enda näo järgi, aga me ei vaja nende hümne, pidustusi ja ohvilambaid. Me vajame inimesi hoopis millekski muuks. Me juba mitu head aastat oleme püüdnud hoiduda igasugusest sotsiaalkriitikast, ütleme sellisest ühiskonna torkimisest, et mulle tundub lihtsalt, et tänane aeg on selline, et kus tuleb tegeleda nii-öelda põhiväärtustega kunstis, küsida jälle ja jälle seda põhilist küsimust, et kes me oleme, kust me tuleme ja kuhu me läheme ja mis on kõige selle mõte. Ma mäletan, et nõukogude ajal oli see teater selles mõttes siuke paopaik, kust sa said sõgeda ja lolluse nagu eemale jätta ja olla seal nii-öelda heas seltskonnas. Kas see on midagi sarnast? Ma arvan, et on. Ma arvan, et veel kord, et kunsti ülesanne täna on täiesti kardinaalselt muutunud ja see võiks olla just nimelt selline koht, kus sa tunned, et on midagi enamat kui selline igapäevane materialism ja et inimesel on omased teatud sorti kõrgemad püüdlused ja see on vältimatu osa meie olemisest ja pakkuda kindlust inimesele, et kõik ei ole kadunud. Novembri lõpu seisuga oli üle 260 000, kes on siis piletiga käinud Lennusadamas. Me ei arvesta praegu siia hulka siis merepäevadel 3 päeva jooksul olnud inimesi. Me ei arvesta siia hulka ka veel neid, kes olid muinastuletööl. Nii et ma arvan, et see number läheb kusagil sinna 300 000 kanti, kui me sinna juurde lisame veel Paksu Margareta ligi üle 50 000 inimese, siis see arv on, ma pigem arvan, et see on üsna suur. Täpselt võrdlust ei oska veel hetkel teiste muuseumitega öelda, aga ma arvan, et me seal üleval pool oleme. Sa pead valima sellise meelelahutuse ja siis kas teaduslikuma või museoloogilisema poole. Et ei saa salata, Meremuuseum on olnud väga populaarne just tänu oma Lennusadama angaaridele. Et kuidas te seda balanssi hoiate? Igal asjal peab sisu olema. Siis on seda balanssi lihtne hoida. Tähendab, kes on Lennusadama ekspositsiooniga tutvunud, teab, et siin on võimalik minna, vaadata niisugust päris lihtsal tasandil, lihtsalt asju, esemeid, neid katsuda, vaadata, lugeda lihtsalt silte. On võimalik lugeda iga asja kohta täpsemaid seletusi siis ka 3 keeles ja samamoodi on ka võimalik ka 3. tasand, on iga loo kohta, iga eseme kohta on oma lugu. Ja see ongi see, et ekspositsioon peab olema sügav. Ei saa ainult olla, et on lõbus sõita siin kollase allveelaevaga ja väga tore mudelid ujutada. See käib ka asja juurde, aga seal taga peab olema ka sügavam sisu ja ma usun, et siin seda balanssi on siiski meil see õnnestunud päris kenasti. Mis mänge te ise siin kõige parema meelega mängite? Pean kurbusega tunnistama, et pole aega mänge mängida. Ma võin öelda seda, et ma olen 2 korda sõitnud laevamudelitega, üks kord tulistanud ka sellest raske kuulipildest helikopterid alla, aga ma sain väga kehva hinde, nii et see võib-olla ma pean rohkem harjutama, aga ma ei ole jõudnud. Et ei püsi konkurentsis? Ei, ma ei püsi absoluutselt noorematega konkurentsis siin. See jääb täiesti ära. Ka kultuur tunneb sõdu, kus nalja ei mõisteta. Läheme Mustpeade majja. Me kolisime Toompuiesteelt ära ja kui ma tulin siia sisse ja nägin seda kabinetti, kus ma nüüd istun, siis seal oli üks fantastiline vana Luteri tehtud suur kapp, niisugune täitsa antiikne. Ja siis ma sain aru, et siia ei kõlba küll, ütleme, standardimööbel ja läksin, ostsin ise endale oma raha eest kirjutuslaua ja tooli ja antiikpoest ja lambi ja ma mõtlen, et mina suhtun sellesse nagu uude kodusse, sõna otseses mõttes. Siin leiab oma kodu nüüd Tallinna Kammerorkester, kellel on siis oma saal ja oma tööruumid ja noodikogu ja ühega siin hakkab toimuma elu. Nii kammermuusikas kui ka igasugust muud üritused lastele ja balletistuudiod ja loodetavasti Tafenau hakkab siin pidama jatsklubi ja nii et
vanast muusikast kuni uue muusikani. Tallinna Filharmoonia avapäeva üks südamlikumaid hetki oli, kui lastesalk orkestrit dirigeerima asus. Väikestele pisteti dirigendi kepid pihku, Klass andis pisut juhtimisõpetust ja koos löödi lugu lahti. Nii algas Tallinna Filharmoonia esimene hooaeg Mustpeade majas, mis kontsertide kiustes umbus kohtuvaidlusse Mustpeade vennaskonnaga, kellele kuulub maja. Tallinn sai halduskohtus Mustpeade maja asjus õiguse. Tallinna Filharmoonia jätkab, aga karta on, et jätkub ka kohtusaaga Tallinna linn versus Mustpeade vennaskond. Maasilinna laev, vanim eksponaat siin vesilennukite angaaris 16. sajandist, justkui sõnum meie rahvaluule ajast tänapäeva Eesti kirjandusse. Kahtlemata on ju vahva läbi raske rava rohimise oma elevandiluust torni alusmüüre suure higi ja rassimisega kaevata ja valmis ehitada, aga tark on ka mujale vaadata, see pole see ainumas asi ilmas. Mis seisus Eesti kirjandus praegu on? Valvekirjanik vasta! Eesti kirjanduse ajalugu on selline piisavalt lühikene selleks, et võib julgelt öelda, et Eesti kirjandus on kogu aeg olnud muutuvas seisus. See tähendab, et kogu aeg midagi toimub ja sellist momenti, kus saaks öelda, et Eesti kirjandus on nüüd üsna valmis ja edasi käib ainult seni tehtu ümbermängimine, seda pole veel ette tulnud. Nii et tegelikult isegi sellist igavat momenti võime me huviga oodata, kõik on põnev. Aga ükskord algab aega, kus kõik pirrud kahel otsal lausa lähevad lõkendama. Mäletate neid Kalevipoja ähvardavaid lõpustroofe? Kalevipojast on saanud hindikeelne Kalev Putra. Tõlkija Vishnu Kaare luges festivalil meie eepose hindikeelselt lõpuread. Küll siis Kalev koju jõuab oma lastele õnne tooma Eesti põlve uueks looma. Kintu ek din ऐसा युग उदित होगा जब सारी सलाइयां अपने दोनों सिरों से लपट में फट पड़ेंगी और यह अकंप अग्नि कलेव पुत्र के हाथ से पाषाण के बांक को विच्छिन्न कर देगी. तब कलेव का पुत्र घर आएगा अपनी संतति तक सुख लाने हेतु और एस्ती का जीवन पुनर्निर्मित करने के लिए. Ma arvan, et see festival on Eesti kultuuripildis kindlasti üks olulisemaid. Ja kui palju üldse jõuab üks väike riik nüüd festivali korraldada? Festival on kulukas asi, ta on natukene nagu Kreekale olümpiamängude korraldamine, millest nähtavasti see pankrot neil alguse sai. Festivalil siin ei ole ju väga palju kirjandusega pistmist. Siin ei sondeerita sügavusi, siin ei koostada mingisuguseid manifeste. Reeglina kutsutakse festivalile tõsised kirjanikud, mõned neist on ka head kirjanikud, aga tõsised ja tõsisel kirjaniku tänapäeval on raske meedias uudisekünnist ületada, aga kollektiivselt nad massiga selle suudavad. Näete, isegi teie intervjueerite mind praegu, mis muidu võib-olla ei toimuks. See on üks väga selline tore asi, et Tartus viitsitakse sellist kirjandusfestivali teha. Samal ajal on see ju natukene selline vastuoluline ka, et kirjandus on ikka selline üksi raamatuga olemise asi või selline, et sa pigem lähed kuskile tulevalgele, kuskile toanurka ja istud seal ja lased nagu vaimul lennata. Aga selline festival, kirjandusfestival on nagu kirjanduse enda loomusega selles mõttes pisukuses vastuolus, aga seda põnevam võib-olla. Või nagu Mihkel Mutt täna kirjutas ajalehes, et kui Goethe teda tänapäevast laadi Fausti esitusele kutsuks, siis ta ilmselt läheks. Küllap see muidugi üks selle festivali eesmärke sellised nii-öelda, mille pärast üldse see kunagi loodi, see ongi tõenäoliselt selles, et tuua kirjanduse lähedale ka inimesi, kes muidu kõnniksid mööda muud mõtted peas. Meil on illusioon, et teadus suudab vastata enamikule meie küsimustest, kuid see pole nii. Inimene on kindlasti aegade algusest peale juurelnud selle üle, mis on tõde, ilu ja õiglus.
Kirjanik, kes ta siis on? Meie aja au, häbi ja südametunnistus või? Ma arvan, et see aeg on vast möödas, kui kirjanik peaks olema au, häbi, südametunnistus ja kõik muud ilusad ja koledad asjad kokku, sest mitte kogu maailma informatsioon ei voola enam raamatu kaudu ja sa ei pea püüdma olla ühes isikus ja ühes teoses kõike, mis üleüldse olla saab, vaid sa saad keskenduda tegelikult sellele, mis on oluline ja nendele kvaliteetidele, mis on ilukirjandusele ainuomased. Et sa ei pea iga rea vahele toppima poliitilist programmi, eks ole, või mingisuguseid rahvuse edasikestmise seisukohalt olulisi programmilisi seisukohti, vaid sa saad lihtsalt teha head eestikeelset teksti, mis on tegelikult selle edasikestmise seisukohalt hoopistükkis olulisem. Eesti keeles, kui me tahame, et see kirjanduse pilt oleks hästi mitmekesine, siis on ju täitsa selge, et kõigile neile raamatutele otseseid ostjaid ei jagu. Kui isegi riik ei jaksa osta neid raamatuid kõigile raamatukogudele, riik ja omavalitsused ja kes meil rahastavad raamatukogu asju, mis me siis veel inimesekesest räägime. Ta ostab mõne raamatu, mis talle tõepoolest väga meeldib, aga ta ei jaksa osta kõiki, sest raamatuid seni veel kirjutatakse päris palju ja seni veel üsna heal tasemel. Kui me tahame, et see tase püsiks ja ei kukuks alla sihukeseks täitsa muude asjade kõrvalt tehtavaks harrastamiseks, siis me peame sinna natukene panustama, sest praegu veel on kellesse panustada. Aga see võib kaduda. Aga kas see allveelaev Lembit ei ole mitte nagu Eesti kultuur? Kui ta on suurel merel, pane teda keegi tähele, teda pole olemas. Aga kui ta siia ruumi sisse tuua, siis on ta nii suur, isegi nagu kohmakas pisut. Ja ei teagi arvata, mida temaga peale hakata. Mida hakata peale Eesti kultuuriga? Merekultuuri kontekstis ma eelkõige nüüd peaks nagu suunama selle pilgu tagasi rohkem ka võib-olla Paksuma Caretta poole ja rohkem jäämurde suure tõllu poole, sest need on niisugused järgmised suured tähised. Kui ma siin enne ütlesin, et siin ees on 3. etapp ootamas, aga tegelikult on 2014 saab jäämurde suur tõll 100-aastaseks, mis on väga väärikas juubel. Et me ei teagi nii, et me saaksime ühe laeva 100-aastast juubelit tähistada, aga see on meil olemas ja tulemas. Ja samamoodi Paksuma Caretta, kuhu jääb edaspidi ka siiski ikkagi Eesti vanema meresõidu ekspositsioon. Siiamaani on see ekspositsioon pärit ju sealt aastast 1981, mis on üks vanemaid püsiekspositsiooni kogu Eestis, nii et lähiaastatel tuleb see täiesti sisu ümber luua, ümber mõtestada, ümber teha ja loodetavasti saab see kõige hiljemalt valmis 2015. aasta alguseks, kui Eesti Meremuuseum saab 80 aastat vanaks. Nii et need on nagu need järgmised suuremad etapid. Meie ringkäik kultuuriaastas 2012 hakkab lõppema. Oleme jõudnud miiniväljadele. On need meelelahutuse miiniväljad. Sel juhul ettevaatust. Kultuurimaamärgid näitavad teile ka teed ja näitavad teed ka järgmisel 2013. aastal. Siit vesilennukite angaari vetesügavusest soovimegi teile head, ilusat, kultuurset, säravat uut aastat.